teema ei ole ja kindlasti see on programm, mis nagu põhjustab väga palju stressi ja probleeme ja tõepoolest selle iseenda see leebusprogrammi olemasolu võib olla küsitav, siis mina ei tahaks praegu sellele nagu keskenduda. Ma tahaks pigem nagu aktsepteerida, et see leebusprogramm on ja siis vaadata seda leebusprogrammi, et mida selle leebusprogrammi raames need ettevõtjad peaksid silmas pidama. Et mis on need riskid ja mis on need võimalused, mis sellest programmist tulevad. Aga kokkuvõttes iga ettevõte praeguses seisus peab nagu küsima, et kas see osaletakse kartellis või mitte. Et siin on minu arvates 3 vastuse varianti. Esimene on see, et mis asi see kartell üldse on, et tegelikult on täiesti õigustatud see küsimine, sest üks asi on see, et ettevõtjate teadlikkus sellest, et mis on kartell, ei ole väga sügav ja teine küsimus on see, et kui ka teatakse, mis on kartell, siis leebusprogrammi mõttes see kartell on natukene teistsugune, et ei ole selge, mis on nagu kriminaalõiguse raames ja mis on leebusprogrammi mõttes see kartell. Siis teine vastuse võimalus on jah, ettevõtja tunnistab, et ta osaleb kartellis. Ja 3. variant on minu teada mitte, sest ütleme ainult, ma arvan, ühe mehe ettevõte võib öelda, et ta ei osale kartellis. Kõik ettevõtted koosnevad paljudest inimestest ning see, kas mõni müügimees on kellegiga saunalaval rääkinud millest keelatust või mitte, seda ei ole võimalik ettevõtte tippjuhtkonnal täielikult vältida või prognoosida. Aga mul on siin lihtsalt märkuse korras, ütlen ära, et mul on siin oluliselt rohkem slaide, kui ma jõuan käsitleda. See on mõeldud selleks, et oleks natukene nagu süsteemse lähenemine. Ma peatun tõesti ainult kõige põhilisematel riskidel ja ohtudel ja võimalustel. Aga minnes siis edasi, et mis see kartell on, siis ongi ebaselge, et kas siin leebusprogrammi mõttes räägitakse ainult räigetest kartellidest, mis on siis need hinna ja tulu jagamise kokkulepped ja pluss veel siis eelkõige riigihangetel kokkumängud, et kas siis kordamööda võitmine või siis kokkuleppimine, et kes võidab ja siis omavahel selle riigihanke ärajagamine hilisem. Need on nagu räiged kartellid ja nende osas ehk see kartelli või leebusprogramm on õigustatud, aga küsimus on nüüd ka selles, et kas see leebus kohaldub ka tarnija ja edasimüüjatele vertikaalsetele lepingutele ja mitte räigetele kartellidele ja siin on suur küsimärk, et mina näen siin ohtusid just selles, et on teatud mitteräiged kartellid või ma ei nimetakski neid kartellideks, aga sellest või karistusseaduslik iseenesest defineerib seda keelatud kokkulepet väga laialt, sinna võib panna absoluutselt kõiksugused keelatud kokkulepet, et kas nüüd näiteks infovahetus läbi ametiliidu, ta võib olla täiesti lubatav, kui sealt saadetakse ametiliitu mingisugused andmed, saadakse tagasi statistiline informatsioon, seda on kinnitanud nii Euroopa Liit kui ka Eestis on Euroopa Komisjon kui ka Eestis on selge, et selline tegevus ei ole keelatud. Nüüd teatud juhtudel, kui see statistiline informatsioon tuleb nagu Eestis on väga tüüpiline see, et igas piirkonnas on väga vähe tegijaid, see tähendab, et võib olla teatud võimalused, et see ei tule mitte statistilise informatsioonina tagasi, vaid tuleb, ütleme, konkurendi näitajatega. Kas see juba iseenesest on kartell, sa saad teada, et mis on konkurendi hinnad mingil perioodil. Täiesti küsimus. Vertikaalsed kokkulepped, edasimüügi hinna fikseerimine. See nüüd leebusprogrammi alusel, kui seda hakatakse selliseid asju käsitlema, siis see on minu arvates eesmärgi vastane, sest on selge, et kui on tarnija ja edasimüüja, siis selles kokkuleppes võib olla ainult üks huvitatud pool, kes tahaks sellest nii-öelda kartellist teatada, ehk siis edasimüüja. Et siin ma usun, et võivad tekkida nagu täiesti soovimatud tagajärjed. Ja kõige suurem probleem on see, et nagu nende selliste lepingute kokkulepete puhul ei ole selge ka minule, kes ma tegelen igapäevaselt konkurentsiõigusega, ma ei näe kohe, kas see on nüüd lubatud või keelatud. Seda tuleb täpsemalt analüüsida, et aru saada, kas tegelikult on lubatud või keelatud kokkuleppega. Kui nüüd ei ole selge üldse, kas see on, ütleme nii, kriminaalkuritegu, siis
ei ole ka selge, kas on mõtet leebustaotlust esitada. Aga ma usun, et see on selline põhimõttelisem vaidlus ja on lootust, et ma olen saanud tagasi signaale Justiitsministeeriumist, et see võiks tulla nagu järgmisena arutelule, et välistada kriminaalkuritegude hulgast siis nagu neid mitteräigeid ja vertikaalseid kokkuleppeid. Aga lähme edasi. Et nüüd juhul, kui teie ettevõte osaleb kartellist ja olete teadlik sellest, et mis võiks olla see käitumine praeguses situatsioonis. Et tuleb arvestada seda, et kui teatada, siis tuleb esimesena teatada, sest kartellipartner võib see esimene olla ja juhul, kui kartellipartner teatab esimesena, siis on kriminaalvastutus garanteeritud, juhul kui see süüdimõistmiseni jõuab. Need trahvide, vangistuse ja ettevõtluskeeld on need, mis peaksid siis ajendama kartellist teatama. Ja olgem ausad, tegelikult tõenäosus suureneb Eestis. Et siin Konkurentsiamet on asunud tööle, samuti on rahvusvaheliselt näha, et igal pool rakendatakse üha enam vangistust, et see võib tuua kaasa sellise lumepalliefekti. Ja majanduslanguse situatsioonis, kus ajalehed räägivad meile igapäevaselt sellest, kuidas riigid on kõige põhjustajaks, siis nagu see võib nagu ka mõjutada, ütleme nii, kohtunikke siis määrama rangeid karistusi. Et need on need faktid või asjaolud, millest ma arvan, et peab olema nagu teadlik. Leebusprogramm iseenesest on leitud alati, et ta destabiliseerib kartelle. On ka vastupidiseid arvamusi, aga see on nagu valdav. Ja nüüd, mis on need trahvid, vangistus, just trahvid ehk ma ei pööraks neile nii palju tähelepanu, kui siis just see vangistus ja ettevõtluskeeld, et need on tavapäraselt nüüd need karistused, mis kõige rohkem hirmutavad. Ehk siis ettevõtte juht võib ikkagi minna vangi, siiamaani pole loomulikult läinud. Ma usun, et ka lähemas tulevikus ei ole seda ette näha, aga suund mujal on sellele ja ütleme, Eesti võimalused on palju suuremad kui paljudes teistes riikides. Ettevõtluskeeld on nüüd tuuakse sisse uue asjaoluna, et on võimalik ka ettevõtluskeeldu rakendada, mis on ka kindlasti juhtidele oluline teadma. Nüüd juhul, kui te ei ole esimene, kes teatab, leebuse taotleja ei ole esimene, siis peab teadma seda, et sellisel juhul ei pääse kriminaalvastutusest. Teisena teatada vastu algatatakse kriminaalmenetlus, seda ei lõpetata, aga siis on võimalus, et trahvi vähendatakse proportsionaalselt saadud abiga. Mis on proportsionaalselt saadud abi, seda oleks hea kuulda nüüd Norman Aasit ja Martin